Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Selles videos me vaatame, kuidas luua sisutüübi nimega questionnaire küsimustik. Tegelikult see on väga lihtne küsimustik, seal on ainult paari tüübiga küsimused. Ma olen praegu selle kursuse juures, kuhu ma tahan seda sisu lisada ja lähen siis sisupanka, lisa, questionnaire ja vaadake, mul on need 4 küsimust valmis. Et sugu, vanusegrupp, kas olete viimase 3 kuu jooksul nakatunud koroonaviirusesse ja viimase nädala jooksul olen käinud. Et vaadake, see on siis valikvastus, näiteks mees, naine ja ei taha avaldada ja ainult üks variant on õige. Vanusegrupp võib olla näiteks 18 kuni 25, 26 kuni 45 ja nii edasi. Kas olete viimase 3 kuu jooksul nakatunud koroonaviirusesse? Siin on ka 3 valikut ja, ei tea. Ja siia võib panna näiteks poodides, kinodes, teatrites ja nii edasi. Ma isegi ei tea, mis nime ma annan. Koroona küsimustik. Open-ended questions, see tähendab, need on avatud küsimused, et näiteks kirjuta siia oma nimi, kirjuta siia oma telefon, aga seda me ei kasutame siis simple multi-choice. Sugu ja see on siis üks vastus on ju. Vastuse alternatiivid. Mees, naine ja lisakomponent ei soovi avaldada. Ja see on tegelikult nõutud väli. Siis lähme edasi. Lisakomponent, vanusegrupp. Ja te näete, et ma olen juba 3 küsimust lisanud, aga need küsimused on samasugused. Need on ühe vastusega küsimused. Ja viimane küsimus on mitu vastusega, et siis ma lisan komponendi ja lisan selle küsimuse teksti. See on siis simple multiple choice, mitu vastust, küsimuse tekst on siin, näiteks poodides, kinodes, teatrites, saunates ja viimane võiks olla ei ole kuskil käinud ja siis on nõudnud väli. Ja vaadake, need on siis vaikimisi tekstid. Kui tahate, saate siin kõike muuta ja vaatame salvesta. Ongi kõik näete, meie küsimustik on valmis. Muidu tulemusi praegu ei salvestata, sellepärast, et me oleme just praegu selle teinud ja see asub sisupangas ja see ei ole lisatud kursusele. Ja kui te pärast lisate selle tegevuse kursusele, siis te kindlasti näete õpilaste vastuseid.